Tere ilusat reede hommikut ja meil on täna teemaks küberturvalisus, mis on nagu minu meelest niisugune täiega kuum teema praegu. Vähemalt minu selles inforuumis küll järjest rohkem kuulen lugusid, kuidas inimesed kaotavad raha ja kuidas inimesed kaotavad oma andmeid ja tekib niisugune nagu paanika isegi kohati, et kas ma peaks üldse selle arvuti nagu aknast välja viskama ja tagasi põllu peale tööle minema. Aga mul on nii hea meel, Helena, et sa oled võtnud selle aja ja tulnud täna hommikul rääkima meile sellest olulisest teemast. Ja kuna sul oli nii keeruline ametinimetus, siis ma igaks juhuks ei hakka seda ütlema, nii et palun ole hea, tutvusta natuke ennast. Tere, mina olen Helena, ma olen Riigi Infosüsteemi Ameti analüüsi ennetusosakonnas küberturvalisuse analüütik. Ja ma olen niisugune tarkvaraarenduse analüütiku projektijuhi taustaga ja nüüd 10 aastat küberturvalisusega ka tegelenud. Nii et see teema on olnud sul nagu juba aastaid laual. Ja selles mõttes on huvitav, et mulle tundub lihtsalt see kuidagi on kõik kasvanud, aga mis näitavad nagu päriselt need statistikanumbrid, et mis toimub praegu küberruumis üldse? No toimub korralik möll tegelikult, et kui siin 2021 aastal oli niisugune 2200 natuke peale mõjuga intsidenti, mis Riigi Infosüsteemi Ameti intsidentide käsitlemise osakonnas CERT registreeriti, siis eelmisel aastal oli juba üle 10 000, ehk siis see kasv on olnud meeletu. Ja suur osa nendest intsidentidest on õngitsused, pettused ja põhimõtteliselt muud sellised viisid, kuidas siis inimestelt raha kätte saada. Ma kordan igasugused numbrid üle, et need tundus praegu uskumatud. 200 oli 2021. 2200 umbes, natuke peale. Ja nüüd siis oli viimane aasta 10 000. Üle 10 000 natukene. Üle 10 000. Kas see on sellest, et inimesed on nüüd teatama hakanud rohkem või on päriselt see küberrünnakute arv kasvanud ka? Ikkagi kasvanud on, et küberkuritegevus on meeletult suur äri, loetakse maailma suuruselt 3. majanduseks. Ja see ei ole hea. Ja suurel majandusel paraku on teenuse arenduseks ressurssi ja on vaja see käive ka kätte saada, et ikkagi see on... Mis neil eelmine aasta käive oli siis Eesti turult? Mis nad võtsid? Eesti turult politsei statistika, mis ma olen näinud 2025 esimesed 11 kuud oli 27 miljonit pettuskuriteod, et suur osa sellest valdav enamus olidki siis ma isegi praegu ei tea, kas kui palju on Eesti ettevõtteid, kes teenivad aastas vähem kui aastaga 27 miljonit? Ja, et see on väga suur äri, et see ei ole selline, et keegi lihtsalt helistab mulle ja üritab raha kätte saada. Kas mingeid huvitavaid numbreid veel, millele sa tähelepanu pööraks? Statistika mõttes eelmisel aastal näiteks? Eelmisel aastal, mis siin veel põnevamat oli, et lunavara juhtumeid oli 11 tükki. Tundub väike number, aga samas kui see ettevõtet tabab, siis ettevõtte ellujäämine on niisugune kahtlane, et kuna andmed varastatakse ja võib-olla ka krüpteeritakse, nii et enam ise ligi ei saa, et see on nagu ettevõtte seisukohalt üks kõige ohtlikumaid asju üldse. Aga kas oli mingi plaadifirma lugu oli ka konkreetselt? See oli nüüd pettusega. Mis veel on, andmelekkeid on olnud eelmine aasta 59 andmeleket. Tundub jällegi väike number võib-olla, aga kui seal on meie terviseandmed, meie enda isikuandmed, meie laste andmed, võib-olla nagu laste delikaatsed andmed, siis on juba natukene valusam. Mis on need põhiasjad siis, mida nagu, kuidas meid petetakse? No ettevõtete vaatest tooks välja 5 erinevat sellist nagu pettus kuritegu või kuriteo stiili siis. Et esimene asi, millega nagu väike- ja mikroettevõtted siin kindlasti pihta saavad, on igasugused eraisikute vastased pettused ja õngitsused, ehk siis need tavalised telefonipettused, millest on hästi palju juttu. Ja mis seal juhtub, on see, et tegelikult väike- ja mikroettevõtete puhul, eks ole, ettevõtte juhi Smart ID, millega saab eraisiku rahadele ligi, saab ka ettevõtte rahadele ligi. Ja ettevõtetel üldiselt ei tule vastu igasuguseid kontolimiite nii palju, ettevõtete kontodel võib-olla on natukene rohkem raha ja sealt tulevad ka suured kahjud, et eelmisest aastast näiteks on siis see Ecoteki näide, siis Madis Nestori plaadipood. Mis need näited? Need on need, kus on hästi palju korraga kaotatud raha.
Ja näiteks selle Hecotechi näite puhul küberkurjategijad tegid petukõne raamatupidajale ja kõne käigus siis tehti raamatupidajale uus Smart ID, mis jäi kurjategijate kontrolli alla. Ja siis sellega juba toimetati sadu tuhandeid ettevõtte kontolt välja. Et raamatupidajatel ka on nagu ettevõtte omanikel, väikeettevõtete puhul on üldiselt küllaltki suured õigused pangas toimetada. Sageli ei ole ka sellist topelt kinnitamist ja sealt on küllaltki lihtne võtta, kui saab siis vastava inimese nimel Smart ID teha. Ja Madis Nestori Beatme plaadipood, samamoodi jällegi telefonipettus ja võeti kogu raha ja ettevõtte ellujäämiseks oligi vaja lausa internetis korjandus teha, et natukenegi nagu see keeruline aeg üle elada. Põhimõtteliselt, kui andmed käes, kontodel ligipääs, siis on ainult minutite küsimus, kui konto on tühi või? Põhimõtteliselt küll, jah. Ja ega nad võivad ka veel laenud juurde võtta. Okei. Ühesõnaga, ma praegu nagu kumas välja, et kas see on õige väide või et ikkagi väike ettevõtja on see kõige ohustatum liik võib-olla või kas saab niimoodi öelda? Pigem ilmselt võib-olla isegi ei saa. Rünnatakse kõike ja kõiki, et siin on suuri kahjusid olnud ka eraisikutel, suurematel ettevõtetel. Väikeettevõtetel lihtsalt on sageli see küberturvalisuse pool läbi mõtlemata, intsidendi nagu ütleme, käsitlemine läbi mõtlemata, et mida teha, kui midagi juhtub. Ja võib-olla ei ole osatud ka ennast koolitada erinevate pettuste osas, et kuidas need pettused toimivad. Kas on mingid tasuta allikaid, kanaleid, kust, ma tean, me katkestasime praegu selle nende tüüpide, et mis need tüübid on, kuidas inimesed kuidas meid petetakse, et me tuleme selle juurde tagasi, aga kuna sa tõid praegu selle enda harimise teema sisse, eks ju, et kas on mingisuguseid kohti, kus internetis saab avalikult nagu seda tasuta ennast nagu kurssi viia nende asjadega? Ja on ikka. Riigi infosüsteemi hallatav ennetusportaal IT-vaatlik.ee annab infot nii eraisikutele, erinevate pettuse tüüpide kohta, juhendeid, kuidas seadistada telefoni, võib-olla kodust võrku, sotsiaalmeediat ja ka ettevõtetele. Näiteks on olemas tõesti väikestele keskmistele ettevõtetele küberturvalisuse juhend, kus saab samm-sammult nagu järge pidades oma ettevõtte asjad näiteks korda teha. Ja Digiriigi Akadeemia all on olemas ka juhtide küberkursus, mida saab ka täiesti tasuta teha. Ja kui ettevõtjana mõelda oma töötajate koolitamise peale, siis ettevõtetel on võimalik liituda Riigi Infosüsteemi Ameti pakutava tasuta kübertestiga. Et testida oma teadmisi lihtsalt? Just. Et põhimõtteliselt seda võiks kohe minna teha, testida oma teadmisi ära või? Kübertestiga on siiski vaja liituda. Okay. Et seal tuleb, ettevõtted peab saatma liitumisavalduse töötajate nimekirja ja siis tehakse kontod ja saab ligi. Kas see on praegu nagu selline nice to have asi, mida ettevõtjad võiksid teha, ennast koolitada või see on juba must have? No mina ütleks, et see koolitamine on must have ja tegelikult kogu see teadlikkus on nagu must have, et neid rünnakuid on niivõrd palju ja küsimus ei ole nagu üldiselt, et kas te saate näiteks petukõne või kas teie veebilehe turvanõrkus kasutatakse ära, et küsimus on, millal seda tehakse. Ja tegelikult väikestel ettevõtetel võib olla mõistlik ettevõtjal endal ka läbida mõni küberturvalisuse kursus just ettevõtjatele mõeldes, kus nagu näitena saab enda ettevõtte asjad näiteks korda teha. Ma ütlen vahel, et meil tegelikult veebruari alguses ongi algamas nüüd veebikoolis küberturvalisuse õpiprogramm, kus on siis nagu kahes osas see asi, et Tiia Sõmer, ma saan aru, et teie kolleeg on ju ja tunnete omavahel, et tema siis on selle õpiprogrammi koolitaja või juhendaja, pigem juhendaja, kes aitabki siis väikeettevõtjal panna paika oma sellise küberhügieeni ja kriisiplaani ka, et kui midagi juhtub, et siis oleks teada, kuidas käituda. Ja teine tase sellel küberturvalisuse õpiprogrammis, mis meil veebikoolis nüüd juba 2. veebruaril algab, on ka teenusepakkujatele, et nagu sa tõid näite raamatupidaja on ja, või ka sellised virtuaalassistendid või üldse nagu väikesed vabakutselised teenusepakkujad, kes haldavad mitmete ettevõtete kontosid, et nemad ennast nagu täiesti kurssi viiksid, aga lisaks ka, et nad saaks ka läbi oma selle teadmise aidata ka teistel väikeettevõtjatel oma asjad korda saada. Et ma ise
usun ka sellesse, et üks asi on see, et sa lihtsalt loed seda infot, teine asi on see, et sa pead tegema ju reaalsed tegevused oma ettevõttes ära, et sellest ei piisa, kui sa lihtsalt teadlikuks ennast viid, sa pead ka tegelikult endale mingid harjumused looma, võib-olla uued, nagu sa märkasid, on ju, et minu läpakas oli lahti teises toas, on ju, et mingid vanad harjumused, kus me lähme kohvikusse, jätame oma läpaka lahti, lähme kuskile järjekorda, mis iganes, pluss siis ka mingid teatud tegevused, mida ettevõttes ära teha, eks ju. Just. Et selline asi on täiesti mõistlik läbida. Ja, aga tuleks tagasi korraks veel nende ohtude kohta, et luna, ma ei oska seda sõnastada isegi. Ma räägiksin mõned, kui me siin pettustest rääkisime, räägiks mõned ettevõtte spetsiifilised pettuse nagu liigid ka korraks ära, et ettevõtjad teaksid, et millega on ettevõtted siin Eestis pihta saanud, on näiteks arvepettused, kus kurjategijad võtavad kuskil kellegi e-posti konto üle ja ühel hetkel siis vahetavad ka ütleme kliendile edastatava arve. Et see on nüüd selline pettus, millega jälle eelmise aasta 11 kuuga on 2,53 miljonit läinud Eestis ja arvepettus on selline, kus kurjategijad investeerivad aega ja on valmis nagu vaeva nägema, sest üldiselt nad jälgivad meililiiklust ja vahetavad ära siis sellisel arvel makserekvisiidid, kus on suuremad summad. Neil ei ole mõtet vahetada mingit 2 eurost prügiveoarvet, vaid pigem ikkagi see 10 000. Et see on nüüd see koht, kus peab hästi nagu jälgima, et millistele kontodele makseid tehakse. Näiteks kui partneri konto number muutub järsku, siis tuleks alati kindlasti üle kontrollida lepingus olevatelt kontaktidelt. Aga nüüd ma nagu praegu mõtlengi, et kas see tuleb siis samalt meiliaadressilt, tuleb mulle täpselt samalt meiliaadressilt võib mulle tulla vale arve või? Põhimõtteliselt võib küll jah, sellepärast, et kui õngitsusega on õnnestunud... Elu läks raskemaks jälle. Ja kui õngitsusega õnnestub teie partneri kontaktisiku meilikonto üle võtta, siis kurjategijad saavad seal toimetada. Et selles suhtes tasub nagu hästi jälgida, et kohe, kui muudetakse kuskil kontonumbrit näiteks, et see nagu üle kontrollida ja kindlasti mitte siis nendelt kontaktandmetelt, mis seal samas meilis on. Et saaja nimi võib jääda samaks, aga kontonumber on teine või? Pigem nad praegu muudavad ka saaja nime, sest SEPA alal pandi need kontrollid peale, et kontrollitakse nime vastavust. Aga nimekuju ja näiteks registreerida sarnase nimekujuga ettevõtte kuskil, ma ei tea, Küprosel või kuskil teises riigis, eks ole, et nimi oleks sama ja kontonumber teine, mis on kurjategijate kontrolli all, et see on ka nagu tehtav. Mis summast alates nad on huvitatud nüüd seda arvet muutma hakkama, et kas 1000-line läheb, sa ütlesid 2 eurone ei lähe, on ju, aga umbes midagi? See pigem ei saa seda nagu välja tuua, et eks nad jälgivad, et mis selle ettevõtte nagu selline ütleme, rahavoog üldse on, et see sõltub hästi palju ettevõttest. No nii. Siis on ka sellised tegevjuhi petuskeemid, kus lihtsalt saadetakse näiteks raamatupidajale juhi nimel kiri, et kuule, on sul aega või kas me saame selle ülekande teha. Et see tundub juba nii elementaarne, et kes selle õnge läheb, aga ikkagi inimesed vastavad, võib-olla ei teadvusta, et sellised kirjad võivad tulla. Et see on nagu hästi selline lihtsakoeline, kurjategijad võtavad kas veebilehelt või LinkedInist või kust avalikust ruumist andmed, kes on ettevõtte juht, kes tegeleb finantsidega ja saadavad lihtsalt kirja. Et selle vastu aitab lihtsalt see, et ettevõttes on selline, ütleme, kultuur, et enne makse tegemisest oleks korrektne alusdokument ja vajadusel nagu küsitakse ikkagi juhi käest üle. Et ei tehta lihtsalt selliste imelike kirjade pealt mingeid makseid. Palgaõngitsust on nähtud, kus nii-öelda töötaja kirjutab, et palun vahetage mu pangakonto number, kuhu palk tuleb. See on jälle sotsiaalmeedias saab kätte, kes võiks tegeleda palgamaksetega kuskil ettevõttes. Jällegi küsida kontonumbrit, näiteks allkirjastatult uut kontonumbrit või muudatusavaldust. Et siis seda ei ole jällegi võimalik teha. Mis veel palju ka ettevõtjaid puudutab, on investeerimispettused, et ettevõtted kipuvad vaba raha investeerima ja internet on täis igasuguseid mitte võltsitud, vaid isegi ongi petu krüptoinvesteeringute lehekülgesid. Ja sinna suunatakse igasugustest kohtadest sotsiaalmeediast, uudistena, reklaamidena,
noh, kas või Tinderist, kust iganes. Ja need ongi selliseks pettusteks loodud leheküljed, kus inimene maksab natuke raha sisse, siis näidatakse suurt kasvu, inimene nagu tahab veel rohkem raha ja kannab juurde ja lõpuks on kahjud sadades tuhandetes siin sel aastal nähtud. Et need on nagu sellised pettused, mis on nagu ettevõtjatega hästi seotud. Kas seda tunneb ka kuidagi lihtsasti ära või on ikkagi vaja süveneda? Ikkagi tuleb süveneda, kuhu oma raha kanda. Et jah, et kas see investeerimisteenuse pakkuja on õige, internetist lugeda võib-olla ka arvustusi ja vaadata, et näiteks millal see leht on üldse loodud. Kas Deep Research AI-ga aitab siin kaasa näiteks, et kuigi mul tuleb mingi investeerimispakkumine, et ma lükkan Deep Researchi, kas ta võiks anda nagu hea tulemuse mulle kätte või? Ta võib anda, ta ei pruugi anda, et seal on niisugune nii ja naa, aga üldiselt on võimalik ikkagi kätte saada ja pigem näiteks isegi ChatGPT ütleb, et no see tundub kahtlane. Et jah, tasub uurida ikkagi, kuhu konto teha, kuhu raha kanda, et ei kaotaks oma investeeringuid ja sääste. Et jah, küsin. Ettevõtjatele siis oli praegu, mis sa tõid välja just need rahakaotused on ju läbi tegevjuhtide, läbi arvete, läbi investeerimispettuste. Mis veel just väikeettevõtjaid ohustab? No, väikeettevõtjatel on sageli veebilehed ja e-poed. Ja nende haldamiseks on mingisugune tarkvara. Näiteks sisuhalduseks on WordPress, kus on igasugused pistikprogrammid, pluginad. Siis on võib-olla veebipood tehtud, millel on mingi baastarkvara. Ja võt sellest tarkvaras avastatakse päris palju turvanõrkuseid. Ja sageli ka selliseid kriitilisi turvanõrkuseid, mis võimaldavad siis ründajal saada kogu selle veebilehe üle kontrolli. See on nüüd see koht, kus kindlasti väikeettevõtjad ka peaksid mõtlema, et turvauuendused saaksid paigaldatud kohe, kui need nagu avaldatakse. Et ka siis automaatne paigaldamine või siis nagu ise nagu jälgida ja no eriti kiiresti paigaldada, kui kas teenusepakkuja, kas siis kes iganes parajasti seda veebimajutusteenust pakub või SRT saadab teavituse, et teie veebilehel on avastatud turvanõrkused. Et sellisel juhul on teada, et neid ilmselt kasutatakse kuskil internetis juba ära. Mida need pätid võtavad meie veebilehtedelt? No pätid võivad näiteks koguda teie kliendiandmeid ja teine asi, et nad võivad paigaldada ka teie veebi pahavara või mingeid pahatahtlikke suunamisi, et jällegi teie klientidelt raha kätte saada. Või näiteks, kui teil on veebipood, mis võimaldab kuidagi pangakaardi, ütleme, maksmist, siis võib-olla varastatakse klientide pangakaardi andmeid, et neid kuskil mujal kuritarvitada. Kas vastutab see ettevõtte kodulehe omanik või kes vastutab ja kuidas nende lugudega on? Ikka omanik vastutab, et oma tarkvara oleks uuendatud ja enda domeeni või enda nime alt ei jagataks mingit pahatahtlikku sisu. Kuidas need karistused on, korraks veel peatuks siin, et ma olen kuulnud, on ju suuremate, ma ei tea, mingite andmelekete puhul on ju suuremad ettevõtted, kus ongi võib-olla IT-osakonnad ja nii edasi, aga kas ka väikeettevõtjaid võib tabada mingi karistus selle eest, et kui avastatakse, et nende kodulehe kaudu on andmed lekkinud? No andmedlekke puhul ikka. Jah. Et see on nüüd Andmekaitse Inspektsiooni teema pigem, et ma seda osa ei kommenteeriks hea meelega. Sa mainisid siin korraks neid andmelekkeid. Et see on veebikool, et ilmselt tegelevad paljud ka igasuguste veebilehtede haldamisega, e-poed, eks ole. Et kui te seda e-poodi püsti panete, mõelge ka, mis andmeid te kogute ja arvestage selle riskiga, et näiteks need andmed võivad mingil tingimusel lekkida. Et näiteks kui on teil veebipood, kust klient saab valida, kuhu ta oma tooted tellib, et kas ta tellib selle pakiautomaati või kulleriga koju, siis vaadake, mis andmeid te kliendi käest küsite, et kui klient valib pakiautomaati tellimise, siis kas kohustuslike väljadena peaks olema kliendi kodune aadress, ütleme korteri täpsusega. Et ilmselt seda infot tegelikult vaja ei ole, et kas seda on mõtet koguda, et seda siis pärast kaitsta. Ja selle jaoks on tegelikult täitsa lahendus olemas, kes on ise koduleht teinud, et me veebikoolis tegelikult päris palju aitame ettevõtjatel ise oma kodulehte teha, kuna see on muutunud lihtsamaks, on olemas selline pistikprogramm või plugin, siis, mis aitabki neid WooCommerce'il neid väljasid siis vähendada.
et täiesti tasuta plugin olemas, nii et võid kasutusele võtta, kui sul on neid väljad. See on juba kasutusmugavuse pärast mugav, et miks ma pean panema mingit oma aadressi, kui ma tegelikult tahan digitaalse toote tellida või mingil muul moel, eks ju. Ja siis tuleb ka seda WooCommerce'i uuendada. Täpselt, jah. Siin tulebki see, et kui sa võtad uue plugina, siis sa pead seda uuendama. Ja absoluutselt, et sellel on ka avastatud turvanõrkusi, eks ole, aeg-ajalt ja siis antud välja jälle uus versioon, parandatud versioon. Et see on nagu see teema, mida tuleb jälgida. Nii, enne mainisime korraks lunavara, et see on ka üks asi, mis ettevõtjaid ohustab. Ja siin tuleb jällegi nagu teadvustada, et kus teie andmed on, kus te neid hoiate, kuidas teil on varukoopiad tehtud, et kuidas lunavara ettevõttesse sisse saab tänapäeval on põhiliselt kas kaugtöölaua rakenduse kaudu, millel on nõrgad paroolid ja muud turbemeetmed puudu või siis turvanõrkuste ärakasutamise teel, et jällegi tarkvara on uuendamata, ründekood on internetis leitav ja siis saadakse sisse, krüpteeritakse ettevõtte andmed ja siis hakatakse välja pressima, et andmete kättesaamise eest küsitakse raha. Ja maksmine muidugi ei garanteeri, et sealt need andmed pärast kätte saab. Ja samuti võib lunavara lihtsalt kuhugi lingile klikkides ja ütleme siis programmi käivitades saada internetist. Ehk siis tuleb olla ettevaatlik, teadlik ja hoida oma süsteemid uuendatud. Selle kaugmeetodidel arvutisse sisse logimine, mida selle kaitseks teha saab? No selle kaitseks on näiteks esimene asi on tugevad korralikud paroolid, 2-astmeline autentimine ja seal on ka võimalik igasuguseid erinevaid piiranguid, kas IP-põhine piirang või kindlas haldusalas olevad seadmed või midagi. Ja seda saab oma arvutis seadistada? See tuleb nagu läbi mõelda enda jaoks, et siin on nagu võib-olla mõistlik päris pisikestel ettevõtetel ka mõni IT-teenuse pakkuja appi võtta. Et asjad saaks turvaliselt. Aga hea on teada neid mõisteid, et siis teate, mida nagu IT-teenuse pakkuja käest küsida. Ja, täpselt jah, kindlasti siin me ei jõua siin reede hommikul minna nii süvitsi, kui me tahaksime neid asju lahki võtta, siis tuleks nagu mitu päeva koolitust. Aga mind väga huvitab ka, kes sa oled tulnud kuulama, vaatama siia praegu seda õpiampsu. Palun kirjuta kommentaari, milliste probleemidega või skeemidega või pättustega sina või sinu naaber või sinu tuttav on kokku puutunud. Et millised skeemidest sa oled kuulnud, millega võib-olla keegi on kokku puutunud, sest ma usun, et mida rohkem me nagu omavahel jagame neid erinevaid skeeme, eks ju, see ka harib meid, aga teisest küljest see harib ka pätte, on ju, et nad mõtlevad siis uusi skeeme välja, aga igal juhul ütle, kas on positiivne see, et inimesed on järjest rohkem hakanud avalikult jagama oma asju? Ja kindlasti jagamine on mõistlik, et pätid teavad neid skeeme niikuinii ja arvestades, kui suur äri see on, ehk siis nagu maailma 3. majandus suuruselt, siis ettevõtjatena, mis te arvate, kui on suur majandus, siis kas neil on nagu toote ja teenuse arendamiseks ka ressurssi? Neil on seda, et neil tegelikult nende see toote ja teenuse või nagu nende teenus on siis pättused või kelmused, eks ole näiteks, siis nemad sinna panevad ka nagu raha sisse, et neid arendada. Et see toimib nagu tavaline majandusmudel. Kas midagi on veel mingid ohud, mis meil jäid mainimata praegu, siuksed nagu, mida peaks teadma? Ja, tooks ühe teema veel välja, on sotsiaalmeedia. Et väikesed ja mikroettevõtted sageli sõltuvad hästi palju sotsiaalmeediast, et kogu see turundus on sotsiaalmeedias, klientide kaasamine, oma veebipoodi nagu suunamine, et see käib nagu sotsiaalmeedia kaudu. Ja siin on nüüd eelmisest aastast on mitmeid näiteid, kus kaotatakse ligipääs oma sotsiaalmeedia kontole või siis nagu ka lehele näiteks. Ja mida siin ettevõtja saab ise ära teha, on see, et esiteks konto, mille kaudu sotsiaalmeedia lehte hallatakse, peaks olema korralikult kaitstud, ehk siis tugev parool, 2-astmeline autentimine, lehe turvaseadistused kõik tehtud, mis on nagu võimalik ja neid tuleb aeg-ajalt kontrollida, sest neid uuendatakse. Ja teine asi, et kui sotsiaalmeedia reklaamide ostmiseks kasutatakse krediitkaarti või pangakaarti,
siis on mõistlik teha selleks eraldi pangakaart, millel on nagu vastavad limiidid, ainult et ei oleks võimalik sealtkaudu ka nagu kontot suuremas mahus tühjaks tõmmata. Mida pätid teevad veel seal sotsiaalmeedias, kui nad meie konto ära häkivad? Mis kasu nad sealt saavad? No üks on siis kaardi tühjaks tõmbamine, mis seal on, aga teine asi, et teie konto kaudu on võimalik kurjategijatel oma sõnumit jagada nagu teie nime all teie jälgijatele. Ja näiteks sõnumites siis hakata saatma ründesõnumid, millega teisi kontosid üle võtta. Ja näiteks see Maxima või Coopi loosid, mis siin on olnud, need on ka liikunud just nimelt sotsiaalmeedia sõnumitena. Et jällegi pettus, kus nii-öelda sõber kirjutab, kuule, anna oma number, kuule, ma lisasin meid loosi, anna see kood, mis sulle tuleb, kinnituskood, et saaksin su ära kinnitada sinna, et me võitsime 2 peale 3000 eurot, mina enda 1500 sain kätte, siis saad sina ka 1500 kätte. Et tegelikult sellega jällegi kas võetakse siis sotsiaalmeediakonto üle või selle raha kättesaamiseks suunatakse panka ja tõmmatakse pangakonto tühjaks. Et seda laadi pettused, mis kõik liiguvad. Nii et kui sa oma sotsiaalmeediakontot ei kaitse, 2-astmelise autentimise korraliku parooli, põhimõtteliselt need ongi 2 asja, siis sa paned tegelikult mitte ainult ennast ohtu, vaid kõiki oma tuttavaid ka, eks ju? Tuttavaid ka ja teine asi on ka see, eks ole, et vaadata, mida sõnumitest saadetakse, millistele linkidele klikkida, et kui ikkagi ise sõnumi peale anda mingeid koode või sisestada kuhugi mingeid koode, siis võib ka juhtuda, et seda kaudu kaotatakse oma konto ligipääs. Tahaks hirmsasti küsida, et mis siis saab, kui on juhtunud, et võib-olla meie kuulajate hulgas on ka neid, kellel on juhtunud, aga enne, kui ma sinna küsimusele, mul on üks vaheküsimus veel. Harjumustest, kas sa saad anda mingisuguse sellise, mis on need sellised harjumused, mis meil peaks olema? Näiteks minul oli see arvuti jäi lahti, ja ma oleks pidanud panema selle kinni, eks ju. Aga mis on veel, mida sa näed, mis on inimestel halvad harjumused? No põhimõtteliselt kiirustades asjade tegemine on see, mille pealt need pettuse telefonikõned toimivad. Et me kõik teame pettuse kõnede kohta, eks ole, aga kui meile tuleb nagu sobival hetkel, näiteks kiirustame toidupoe kassas või lapsele lasteaeda järgi, eks ole, ja ootame pakki, eks ole, et siis me tegelikult üritame kiiresti reageerida sellele asjale. Ja kurjategijad tegelikult selle peale nagu mängivad, sest siis me ei ole nagu selles mõtlevas aju osas, vaid väikese sükse kurjategijate poolse manipuleerimisega jõuame sinna roomaja ajusse, mis teeb nagu emotsiooni põhjal otsuseid. Ja siis me enam ei mõtle, siis me ei mäleta neid skeeme ega mitte midagi. Ja siis me sisestame oma PIN 1 ja kui meie PIN 1 on juba nii-öelda antud, siis neil on juba järgmiseks kõneks nagu andmeid olemas. Ehk siis pigem nagu see, et alati võtta enda jaoks aega mingite tegevuste tegemiseks, et ei pea kiirustama ja ütleme, ametlik asutus nagu niimoodi kiirustama meid ei sunni. Teine asi, et kaitsta oma seadmeid, isiklikke seadmeid samamoodi kõigile paroolid peale, kontodele 2-astmelised autentimised peale, ekraanide lukustused peale, väga paljudel inimestel ei ole telefonil ekraani lukku peal. Ja näiteks kui telefon ära kaob, siis kes iganes leiab, siis tal on nagu ligipääs, mis iganes äpid seal on, sest need on ju sisse logitud. Et kaitsta nagu enda andmeid. Teine asi mõelda, mida internetis meie kohta leida on. Et jagada siis nagu teadlikult ja vaadata ka ette, et mis on internetis leida, sest seda on võimalik nagu rõõmsalt meie vastu ära kasutada. Ja selle pealt siis nagu õngitsuskõnesid teha, et mida rohkem on infot, seda lihtsam on meie vastu nagu sihitult rünnakut teha. Okay. Nii, aga nüüd, kui on midagi juhtunud, mis siis teha? No kui on midagi juhtunud, selle peale tasub tõsiselt ette mõelda, tasub teha ettevõttele kriisiplaan, kellele ma pean helistama, kuhu ma pean pöörduma, see võiks olla kirjalikult, eks ole, vähegi suurema ettevõtte puhul võib mõelda, et oleks juba see lepingutega kaetud, et kust saada tuge.
töötajatele kindlasti anda teada, mida peab tegema. Ja kui on küberintsident juhtunud, siis CERT@CERT.ee võib teavitada. Sealt saab ka juhiseid, mida edasi teha vajadusel. Paneme kõik lingid ka siia juurde ilusti. Ja isikliku konto või seadme puhul, et kui midagi juhtub, ei saa enda sotsiaalmeediakontole sisse näiteks või tahate teada, kuidas seadistada telefonis midagi või millised petuskeemid levivad, siis itvaatlik.ee lehel on olemas palju juhendeid eraisikutele, väikestele keskmistele ettevõtetele. Kui eraisikuna mingi küberintsidendi ohvriks langete, siis samuti CERT@CERT.ee võite teavitada. Ja kui langete pettusohvriks, siis kindlasti tehke avaldus küberpolitsei, et see annab juba niisuguse pildi ka, et mis üldse nagu Eestis toimub. Kas ükskõik mis puhul võin teha küberpolitseile teavituse või mõtlen, et see on liiga väike lugu, seda keegi ei taha kuulda? No pigem ikkagi ka väikeste summade, kui on ikkagi raha kaotus, siis on nagu mõistlik ikkagi politsei avaldus teha. Ja. No nii, aga nüüd ongi meil aeg armutult jõudnud siia lõpupoole, et ma usun, et sa said, kirjuta veel palun siia kommentaari, et esimene üleskutse oli, et sa jagaksid mingeid skeeme, millega sa oled kokku puutunud, kuidas pätid tegutsevad, et me kõik saaksime targemaks, mis võimalused üldse pätid, mis variandid üldse meil praegu turul nii-öelda liiguvad. Aga teine üleskutse praegu on, mis sa said siit kasulikku? Palun kirjuta siia kommentaari, mis oli sinu jaoks, mis jäi kõlama, mida sa said kasulikku. Ja tõenäoliselt on see midagi, mida sa plaanid siis ise ka ära teha ja parandada, et jutust üksi on vähe kasu, et tõesti on vaja tegusid. Et tuletan meelde ka, et meil veebikoolis hakkab 2. veebruaril siis see õpiprogramm, kus sa saad tegelikult eksperdi juhendamisel, Tiia Sõmer juhendamisel siis teha ära oma kriisiplaani ja sellise hügieeniplaani, et aitab siis tehniliselt ka ühesõnaga juhendab tehniliselt, kuidas neid asju oma ettevõttes ära teha. Et kui sul pakub see teema huvi, et just kellegi juhendajaga koos teha, siis see variant on ka olemas, aga lisaks kõik need lingid, mida sa jagasid, et kindlasti tasub siis seal ringi käia ja vaadata ja ennast kurssi viia. Sest nagu sa ütlesid, Helena, et ei ole küsimus, kas see rünnak tuleb, vaid küsimus on, millal see rünnak tuleb, eks ju. Just. Aga suur tänu sulle, Helena, et sa tulid jagama seda tarkust meile ja loodame, et teil jääb tööd vähemaks, kuigi seda vist, see vist on lihtsalt, ma ei tea, kuidas sa ise loodad, et jääb tööd vähemaks või? Me loodame mida iganes, aga reaalne pilt ei paista selline. Ei paista, jah. Aga loodame siis vähemalt, et inimeste teadlikkus kasvab ja täna me tegime selle jaoks ühe hea sammu ära igal juhul ja sina samuti, kes tulid siia vaatama, sina tegid selle sammu ise ja ma loodan, et need tegevused järgnevad sellele jutule. Nii et aitäh, Helena, aitäh kõigile ja mõnusat reede jätku ja toredat nädalavahetust ja kohtume uuel reedel jälle uuesti.